tiene calidad física para ello. Dani Alves, centro de Alves, el balón suelto, Jonas, a placer, Filipe Coutinho. Jonas generoso, Filipe era la opción más clara, más nítida. La subida por la banda de Dani Alves, que ha generado un destrozo irremediable en Haití. El segundo para Brasil. Es de empujarla, sino por cómo está interpretando el juego y por cómo está cambiando y cómo está liderando para mí a la selección brasileña. Ataca, sí. Ataca muy mal el central zurdo de Haití el espacio, acaba chocando con un compañero, la pelota que le queda muerta a Jonas, que logra rebañar ese balón para que Coutinho sin ninguna posición empuje la pelota a la red marcando el segundo. Tuleb pall vasakule äärele. Quaresma annab jällegi oma trikki ja nüüd on võimalus ja nüüd on üks. Ja nüüd on üks ja lööb ikka ja jälle üks ja ainus. Cristiano Ronaldo selle palli sisse. Lihtsalt see tuli. Ilus tsenderdus Ricardo Quaresmalt ja Cristiano Ronaldo lööb oma karjääri 53. värav. Lõi 2004, lõi 2005. Ja oi, kuidas ikka Ricardo Quaresma armastab neid välisküljega sööte anda ja sel korral see tõi edu ja tõesti kaunis värav Portugalile, aga nigel kaitsetöö Eesti koondise poolelt ja Kallaste Klaavan seal mõlemad olid läheduses, aga Ronaldole selles olukorras lähedale piisavalt ei jõudnud. Nii et Portugal 1, Eesti 0. Jällegi võimalusi, hakkavad sealt keskelt jällegi tulema. Vasakule poole tuleb pall Quaresmale. Kindlasti tahab jällegi mingit ilusat näidata. Hästi proovib tagumisse posti ja nüüd on 2. Ja nüüd on 2 ja pall on põrgus ja Ricardo Quaresma on selle esimese poolaja küll Portugali kõige säravam mängija olnud. Ja lööb oma koondise karjääri 6. värav. Kui vähegi varianti on, siis lööb ja teeb ilu ja paneb selle palli sisse ja Cristiano Ronaldo sealt olukorrast ka surkima seda palli. No paistis, et läks, aga vähemalt pihta ei saanud ja siin oleks muidu olnud ka suluseisu oht, aga tark mängija teab, mis teeb ja fakt on see, et tablool on 2 kirjas ja Ricardo Quaresma oma 6. värava lõi ning igati põhjendatult täna siis algkoosseisuga kuulus. No nii on nüüd 3 oleme löönud, 1 siis Rootsi vastu Abu Dhabis ja 2 tükki Andorra vastu. Cristiano Ronaldo teeb seal nüüd ilusaid triike, Quaresma on kastis, Ronaldo on kastis, kas tuleb 3 ja tuleb 3 ja Cristiano Ronaldo paneb nüüd 1 veel võrku ja see poolaja lõpp läks Eesti koondisel inetuks. 45. minutil soon on Portugali poolt kindlasti nüüd loodud. Nägime siin päris tugevat proomakat ja seejärel lihtsalt markeerimisega järjekordselt mängiti meid üle, ei jõudnud mehed tagasi ja Pavel Londakul ei ole nendes olukordades täna midagi teha olnud. Ragnar Klavanile jääb siit ka kindlasti oma märk sellele väravale külge ja Cristiano Ronaldo paneb palli võrku ilusat moodi ja lööb siit 3. Portugal 3, Eesti 0 Lissabonis. Ja õige pea siis kõlab poolaja vile ka sellel kohtumisel ja nurgalöögi. Tuleb pall selle keskele ja on täiesti markeerimata Danilo Pereira ja paneb selle värava sisse ja see on Danilo Pereira esimene värav Portugali koondise eest. Ja jahiti Inglismaalt, jahiti teisteski tippklubidest ja järjekordselt jätame lihtsalt mehe kastis markeerimata ja ongi kõik ning kvaliteet on jalgpallis see, mis lõpuks määrab ja Danilo Pereira paneb siit esimese palli oma koondise särgis võrku. Renato Sanchez, Ederil andis palli, Quaresma paremal äärel ja tuleb pall alla ja oma väravasse. Karol Mets mängu 61. minutil. Pavel Londak seda palli kinni ei saanud püüd ees väljakul maas olles taevasse vaadates, et need asjad ei ole head. Need asjad ei ole head hoolimata sellest, et me mängime kaitsest lähtuvalt ja me püüame seda tagasi, seda nulli hoida ja teeme kõik selleks, et meile neid väravaid ei löödaks. Aga nagu näeme, kui vastas on kvaliteet, kui vastas on tase, kui vastas on maailma tippmängijad ja me ise teeme rumalu. Selle palli võtab nüüd ära, Quaresma on paremal pool täiesti vaba. Sinna pall tuleb, ühega peale, tuleb ja tuleb 6. Ja Ricardo
Pablo Quaresma niigi heale mängule paneb ühe värava veel juurde. Väravaid 2, väravasööte, oi-oi kui palju. Ei lasknud nendel vähestel olukordadel ennast heidutada, mis Portugal tekitas, aga siis hakkas tulema ja siis hakkas tulema nagu joast. Ja nüüd on 6 juba tablool ja see on valus. See on valus ja see on väga valus kindlasti ja kindlasti kõige valusam Magnus Pärssoni jaoks. Sest selge see, et ta läks tänast kohtumist mängima teadmisega, et püüda taga hoida seda nulli, hoida kaitses kinni, aga nagu siingi olukorras näeme, siis me lihtsalt ei jõua meestele järgi, lihtsalt ei jõua meestele peale ja nendeks tulemusteks ongi need väravad, mis täna on sündinud. Ja man of the match igal juhul täna. Nüüd ei tulnud kõige parem. Andre Homes. Kas proovib vasakuga? Ei, tsenderdus kasti ja milline maasikas. Ja appikene. Eder paneb siit 7. ka veel sisse. Ja see on 3. Läks Lilli talvel. Väravad hakkasid tulema ja pärast seda 2013. aasta suurt põlvevigastust on Eder ennast taas leidmas suures jalgpallis nüüd aastal 2016 ja paneb siit Eesti võrku 7. Ja see on häving ja see on väga suur häving.